Mina olen Keili, tema on Enno ja teie ees on meie 1,5-aastane reisiseiklus autoelamuga Euroopas. Hola, või no mis hola, me oleme Itaalias. Ciao! Aga oleme jõudnud sellisesse piirkonda nagu Trento. Enno üritas meile veetaru parandada. Ma proovisin meie CV-d korda teha ja isegi mõned CV-d siin Itaalias saata, kuna ideaalis tahaks siia aastaks ajaks tööle jääda. Pöidlad pihku, et keegi vastu kirjutab. Aeg on välja uurida, mis selle piirkonna võlud ja mõnud on. Ekskuusi, et videode tegemine nii kaua aega läheb, sest reis algas juba aastal 2023 augustis, aga nii raske on Eestis päriselus sellest reisimullist välja tulla. Kuidas on nõudluste toas? Kardad ka? Kunagi siin ainult sellised sõjahääled olid. See siin peaks olema köök. Kunagi sõja ajal siin kindluses. Ei tea, miks jalla ei tohi minna. Tundub kõige lahedam osa sellest tripist ju. Nagu juba öeldud, oleme tulnud Itaaliasse tööd otsima, aga seni, kui meil tööd veel ei ole, me lihtsalt naudime elu. Teeme siin väikese 3-tunnise jalutuskäigu. Naudime vanalinna. Kõik on lihtsalt niimoodi veel. Ma ei tea, kas siin Itaalias on üldse kohta, mis on kole või meile meeldiks. Siiamaani on lihtsalt nii mõnus, soe tunne sees, et tahaks rohkem näha ja teada saada. Aitäh, käsi väsiva! Peale Trento külastamist otsustasime liikuda Veronasse. Kuna ma olen Veronas korra käinud ja ma jäin väga rahule, siis ma tahtsin Ennolegi näidata linna, kus Romeo ja Julia armastuslugu alguse sai. Kas me peame võtma sõnad tagasi? Kas on tekkinud mingi piirkond, mis meile nimega ei meeldi? Oleme jõudnud Veronasse ja siin on ikka kõvasti räpasem ja kuritegelikum piirkond, kui oli Põhja-Itaalia. Siin sündis armastuslugu Romeost ja Juliast. Shakespeare ammutas siit inspiratsiooni ja mis sellest nüüd saanud on 2023. Erinevate äppide kaudu selgub, et siin varastatakse päisipäeva ajal jalgrattaid, lüüakse aknaid sisse, varastatakse autodest, mis iganes varastada on, eriti kämpervännidest, sest et me kämperid, meil on kogu elu seal sees, nii et võtta igatahes on, aga naudime seda vaadet, puhkame ja siis homme vaatame edasi. Tere hommikust Veronast, aga ööbisime Kämpaplatsi kõrval parkimisribal, mis arvustustest hoolimata möödus ilma tülitamata, nii et nii oli päris hea. Aga nüüd jätkame teekonda, kuna meil on gaasipallooni vaja. Eile käisime 5-10-100 kohas, aga ilma lootuseta mingit gaasipallooni saada. Ma ei tea, millega siin itaallased tegelevad. Gaasiga need igatahes süüa ei tee, ei kämbil, ma ei tea. Kenad kitsad tänavad. Ja lõpuks ongi see aeg, kui saime omale uue gaasipallooni. 4 kilo veel raskem, suurem, laiem, jämedam ka. Seda peaks natuke kauemaks jätkuma. Palju maksma läks? 40 koos vahejunnidega. Eriti hea diilne. Kõik see aeg hiljem oleks peaaegu mingi 110 eest uue ostnud. Väiksema. Aga... Sotsib see leiab. jah. Aplausa. Grazie. Olles elanud ja töötanud oma täiskasvanu eluea just välismaal, siis ma ei kujutanud ettegi, kui raske võib olla Itaalias tööd leida. Me saatsime sadud CV-sid igale poole. Kõige rohkem CV-sid muidugi saatsime Viinamarja istandustesse, sest me tahtsime reaalselt kogeda, kuidas seda jumalate jooki nullist valmistatakse. Tegime ka kohalikega juttu ja küsisime, kust oleks võimalik kõige paremini Itaalias tööd leida.
aga nemad vaid naljatledes palusid, et me annaks ka neile märku, kui tööd leiame, sellepärast et isegi neile oma riigis tööd ei ole. Aga me unistasime edasi, olime väga optimistlikud, võib-olla isegi naiivsed, aga me päriselt lootsime, et meile helistatakse tagasi ja meid kutsutakse kuskile intervjuule või isegi proovipäevale. Silma lõid särama ja optimismi süstisid just need Itaalia telefoninumbrid, mis meile telefoniekraanilt vastu vaatasid ja kes meile helistasid. Küll aga need kõned jäid väga lühikeseks, sellepärast et me Ennoga kumbki itaalia keelt ei oska rääkida ja Itaalia maapiirkondades, eriti just veiniistandustes, vanemad inimesed inglise keelt absoluutselt ei räägi ja meil oleks üksteisest väga raske aru saada. Kui sellisest hapust puuviljast nagu sidrun on võimalik teha limonaadi, siis saame meiega oma kogemuses siin pigistada välja viimased mahlad. Sest olgem ausad, me oleme Itaalias ja Itaaliat peab nautima. Olgugi, et Itaalial välismaalastele töökohti pakkuda ei ole, on Itaalial pakkuda nii palju muud. Näiteks see hing ja atmosfäär, mis Itaalias elab, on lihtsalt niivõrd unikaalne, et lihtsalt sellist pelgalt igalt poolt ei leia. Olgem ausad, ma olin ikka natuke kurb ka, et see Itaalia unistus nii lühikeseks jäi, aga elu on seiklus ja ju siis pidi nii minema. Käisime, proovisime, saime vastu näppe, aga see kogemus oleks kindlasti meile väga kalliks maksma läinud, kui me ei reisiks kämpervänniga ja ei elaks kämpervännis. Me ei sõltu asukohast ja nii on üleüldse säästlikum. Tere tulemast Rooma! Te kindlasti mõtlete, kuidas me siia sattusime, aga las ma räägin teile. Kõik Itaalias on imeilus, toit maitseb nii hästi, kultuur on nagu imeline ja siis tulevad sellised pisiasjad, no ma ei ütleks, et pisiasjad, need on ikka tõsised probleemid seoses vandalismiga, seoses kuritegevusega, seoses võõra numbrimärgiga matkabussidesse sisse tungimisega ja kogu vara äraviimisega. Et ei võeta ainult riideid, väärisesemeid, aga ka mõnikord on juhtunud, et nad leiavad varuvõtmed ja panevad koos vänniga minema. Nii et väga julgustav see ei ole. Ma olen vaadanud kõikidesse suurlinnadesse, kõik parkimised läbi ja see üldpilt ei ole olnud väga julgustav. Lisaks sellele me oleme läbi sõitnud suurematest linnadest nagu Verona, Bologna, Florence. Oleks tahtnud neid nagu süvitsi avastada, aga nähes kuskile parklasse jõudes, kuidas põhimõtteliselt silme alt poolakatelt oleks rattad ära varastatud, kui me sinna kauem passima ei oleks jäädud. See väga ei julgustanud. Lisaks sellele üks päit läks, teine tuli kohe asemele, et see turnover on ikka päris kiire. Oleme proovinud Itaaliast leida tööd. Oleme saatnud üle 200 CV, oleme saanud vastu ka telefonikõnesid, aga kõik jääb lihtsalt keele taha kinni. Lisaks sellele tahtsime teha teoks unistuse töötada veiniistanduses, korjata viinamarju, teha veini, aga kuna keelt ei oska ja ei olda valmis meid treenima, kuna ei ole praktiline lihtsalt aastaks üheks treenida, siis see võimalus on lihtsalt läinud. Pluss hooaeg on kohe-kohe lõppemas, nii et 8 nädalaks me tööd saame, aga me ei näe sellel mõtet, nii et mõtlesime, et naudime Itaaliat, kuni veel saame. Kuna me oleme varsti Itaaliast lahkumas, tulime Rooma, sest kui sa ei ole Roomas käinud, kas sa oled üldse Itaalias käinud? Tulime siia campgroundi, kuna siin on lihtsalt turvalisem. Siit edasi saame võtta bussi või minna jalgsi linna, et vähemalt näeme midagi ja saame selle Itaalia teistsuguse kogemuse läbi roosamate prillide, läbi kultuursemate prillide. Ma ei tea, mida ma jahun. Väljas on mingi 33-34 kraadi. Jumala palav on, janu on ja tahaks näha juba kõike seda, mis meid ees ootab.
tulge kaasa! Esmamulje Roomast on nii nagu kõikide nende suuremate linnadega on. Ma ei ole küll rassist ega midagi, aga sisserännanud rahvastik ei ole väga ennast siin tõestanud. Et kõik need majaseinad on graffitit täis, prügivedelib igal pool, vandalitsetakse ühistranspordiga, kõik rattad on tavaliselt täis soditud, elektritõuksid on ära rikutud, et väga turvaline, kaitse ei ole. Ja lisaks sellele muidugi läksime trammi, tramm sõi kohe mu pileti ära, ei löönud seda läbi ega midagi, nii et jällegi tundub, et ma olen ka siin mingi illegaal. Ma tundsin ennast nii pätina, kui ma pidin sealt väravast Enno järele pärast läbi minema, kui Roomast maha tulime. Ma olen siin samas pajas. Oleme kohe jõudmas Rooma väga suure mõjuvõimsa ajaloolise tähtsusega ehitise juurde ja mis meil taustal toimub nagu nii romantiline. Enno, millal minu kord on? Ja meie taha jääb, daamid ja härrad, Rooma Kolosseum. Aga kuna järjekord on meeletult pikk, siis tänast päeva ei taha lihtsalt raisata järjekorras seismisele, nii et äkki hommikul räägin enne ära, et siia esimese asjana tulla. Äkki lähme Vatikani, vaatame, mis saab. Aga jõhkralt ilus on küll. Elna tellis omale pesto pasta, mis näeb väga miniatuurne välja ja ma tellisin burrata kohaliku Delicious number 7 and delicious number 6. Hot salami, hot salami. Meil pidi leid tulema, pole õrna aimugi, kes ei jõua kunagi kohale, ei jõua. Uskumatel kombel noored inimesed Itaalias siin väga hästi inglise keelt ei räägi, kui üldse räägivad. Nii et loodame, et sellest elamusest saab ikkagi asja. Mis maitseelamusega on tegemist? Chocolate, cinnamon, mis see keskmine oli? Amaretto. Kuidas kõik maitsed on? Milline on see kombo? Kombo 5 pluss, väga. Kui oled Itaalias, gelato, seda peab proovima. Nämma! Ja minu valituks osutus siis tiramisu ja vanilla, sest et kui sa oled Itaaliasse juba tulnud, sa pead gelatot proovima ja Itaalia toitu. Kõik on niivõrd hea ja niivõrd odav. Ma ei taha küll seda tunnistada, aga kui mul on valida puhkus Itaalias või puhkus Eestis suvel, siis ma valiks kindlasti Itaalia, sellepärast et väljas söömine on niivõrd odavam. Ja kindlasti suvel tahad jahutada ennast maha mingi koksi, veini või õllega, siis isegi see on odavam. Ma olen juba mõnda aega Eestis olnud ja olgem ausad, ma igatsen reisimist ja ma igatsen Itaaliat. Kas turistid joovad? Ja kuidas kohalikud joovad? Miks ma olen Itaalias juba korduvalt käinud ja kindlasti tuleks tagasi on see, et see linn ei väsi üllatamast. Kui põhja pool on mäed, viinamarja ja õunaistandused, siis allapoole liikudes kultuur, vibe, atmosfäär, kõik lihtsalt muutub. Nii et lühikese ajaga Itaaliat läbi käia täielikult on lihtsalt kriminaalne. Ma leian, et iga koht ja linn Itaalias vajab rohkem aega, et me lihtsalt hingaks seda õhku, naudiks, esitaks küsimusi, saaks vastuseid ja mõistaks paremini seda kultuuriruumi. Ma loodan, et ei pea mind väga sõgedaks ja saate aru, millest ma räägin. Oleme jõudnud Vatikani linna. Lähme uudistame ja tulge meiega kaasa. Haha, joke on me, sõgelema küll. Mis te arvate, kas mind sellise punase kleidiga kirikusse sisse lasti? Proovisime just kirikusse sisse saada. Järjekord oli vist mingi 2 kilomeetrit ja oli mingi ekspress sissepääs, kus me ees rääkisime ära, et me läheme palvetama. Aga siis tuli turvakontroll ja sellise patuse kleidiga sisse ilmselgelt ei saa. Õlad peavad olema kaetud. Ma lõin mingid risti ette, mida ma endast mõtlen, mida olen palvetab.
aga noh, kes tuleb Itaaliast, tahab tasuta sisse saada, siis katke õlad kinni ja saate Ekspress sealt sissepääsust läbi. Kuna ma ei ole väga suur kirikutes käia, siis ma pean piinlikkusega tõdema, et mul ei ole kirikus käimise etiketist ega riietusest väga palju aimu. Kui sa oled nagu mina, siis palun tee endale teine. Ja kui sa oled minemas kuskile maailmakuulsasse või üldse mingisse kirikusse, siis kata oma õlad kinni. Või kui sa oled nagu mina, kes viimasel minutil proovib saada Sixtuse kabelit vaatama minna, siis ole valmis, et tänavakaubitsejad või siis sallikaubitsejad proovivad sulle kiriku ees sellise sõbraliku neeru hinnaga mingi salli maha parseldada. Ja sa ostad selle. Kunst on mul juba väga varajases eas silma särama pannud, aga Enno ei taha tavaliselt minuga kunstimuuseumitesse absoluutselt kaasa tulla. Seekord Vatikanis me tegime ajalugu ja ta tuli minuga Vatikani muuseumisse ja Sixtuse kabelisse kaasa. Nii meeli ülendav oli tegelikult näha neid kunstiteoseid, mida olin vaid näinud kunstitundides või siis kunstiajalooraamatutes. Ma ei tea, kui palju on siin kunstisõpru või kui paljud jagavad seda minu vaimustust kunstist, aga minu jaoks kirstordil oli kindlasti Sixtuse kabeli lagi, mille oli maalinud Michelangelo 1508. ja 1512. aasta vahel. Mul on teisse usku, ma usun, et te kindlasti tunnete ära selle Aadama loomise kunstiteose. 3 euro eest leidsin mulle salli, katsin need siivutud õlad kinni ja siin me oleme Vatikani muuseumis. Michelangelo on nähtud, kabel on nähtud ja nüüd saame siis õhtul jätkata ja hing on vähemalt rahul, et oleme ära näinud. Okei, võib-olla ma natuke luiskasin, päris sõbraliku neeruhinda see sall ei maksnud, aga kus ma edaspidi seda salli kannan? Come on, Keili, kedagi see sall niikuinii ei huvita. Parem näita neile, milline on ööelu just siinsamas Rooma tänavatel. Käes on september 2023, õhk on veel mõnusalt soe, linn on turiste täis ja tuju on ikka päris hea. Teises otsas, ümber maja, kohe update ime. Väga ilus piletirivi. Risti lõks, ma ütlen. Kellele sa nüüd teed? Väga kultuurne. Tere hommikust! Kell on 11.11 ja oleme taas jõudnud Rooma Kolosseumi juurde. Seisime üle tunni aja pileti järjekorras, saime piletis 17 nägu ja tuleb välja, et me peame veel 1,5 tundi ootama, et sisse saada. Proovisime, ei saanud, pole hullu. Tänane päevaplaan on veel kuskilt mingi hea pitsa skoorida, nii et lähme jahile. Nice, very nice. Time to pizza. Mis meil on? Mis meil on siin? Tegime pool ja pool. Üks on prosciuttoga, teine on mingi singi oliivide asjadega. Laseme heal maitsta ja Liisu, bon appetit. Mis selja taga on? Kolosseum. Mitu kraadi väljas on? Ma arvan sama. Daamid ja härrad, olemegi jõudnud Rooma Kolosseumisse, amfiteatrisse, mis on üks tuntumaid vaatamisväärsusi Itaalias, mis meelitab igal aastal miljoneid külastajaid.
see iidse Rooma arhitektuuri ja inseneritöö meistriteos pärineb juba 1. sajandist peale Kristust ja see on suutnud mahutada kuskil 50 000 pealtvaatajat. Colosseum on olnud tunnistajaks tohututele gladiaatorite võistlustele, loomade jahipidudele ja mitmesugustele avalikele etendustele. Ilmselgetel põhjustel see kultuuriväärtus kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. Aga kas te teadsite, et täna see on ka üks enim külastatud vaatamisväärsusi kogu maailmas? Colosseum on muutunud globaalseks sümboliks, mis kajastab inimkonna saavutusi arhitektuuri, inseneriteaduse ja kultuuri vallas. See tähistab ka iidse Rooma impeeriumi mõju, mis endiselt avaldab mõju tänapäeva ühiskonnale ja kultuurile. See Colosseumi külastamine kindlasti avas mu silmad, andis võimaluse sukeldada ajalukku, mõista Rooma impeeriumi tähtsust ja nautida seda arhitektuurilist suursugusust. Külastasime ka Trevi purskkaevu, mis on ühtlasi Rooma suurim purskkaev ja üks maailma tuntuim purskkaev. Ja kas meil oli ainukesena see idee seda külastada? Ilmselgelt mitte, sest turismijooaeg on septembris veel täies hoos. Väljas on mingi must triljon kraadi lihtsalt. Olen läbi märg, nagu oleks saunas olnud. September Roomas on ikka tõesti pahaldav. Käisime, vaatasime Trevi seda purskkaevu, mis on tõesti suurejooneline, aga ilmselgelt samasugune turistilõks nagu kõik suuremad vaatamisväärsused siin Roomas. Aga nüüd oleme siin normaalses Geta-trammis. Ei ole kõige puhtam, aga nagu Enno luges, Eesti on 2023. aasta kõige puhtam riik Euroopas. Siis see tuli siin ümberringi, tundub ikka täielik nonsense lihtsalt. Rooma on iseenesest ilus, kultuuriline, tahaks kindlasti veel rohkem avastada, aga aeg on edasi liikuda. Lähme võtame Kemperi pargist oma vänni ja siis ilmselt liigume eelmisesse majutuskohta, milleks oli siis tankla koos tasuta dušiga. Kõlab imeliselt. Kui meile eestlastele Itaalia septembri ilm on veel kuum, siis paraku siin rannahooaeg on läbi ja turistid on pigem linnades ja harivad seal end kultuuriliselt. Eile viimane reportaaž oli trammist, nii et jõudsime oma karavanparki, pakkisime asjad kokku ja sõitsime tanklasse, kus veetsime öö enne Rooma jõudmist. Tahtsime tasuta duši, aga elekter oli ära läinud, nii et pidime ootama või iseenesest ei ootanud. Tegime süüa ja kui söök oli tehtud, siis elekter oli tagasi, nii et saime oma tasuta duši kätte. Nii ja siis sõitsime natuke edasi siia vee äärde. Parkla muidugi sellise ilusa vaatega ei olnud, aga see vesi siin see on nii puhas, see on nii ilus. Isegi puhtamad kui need Hispaania või Portugali rannad, kus me sel aastal juba käinud oleme, nii et aga olgu, lähme edasi. Lähme edasi tähendab rohkem nagu lähme edasi järgmisesse randa. Septembri kohta pole paha ju. Kas see on esimene kord, kui me see aasta randa jõuame? Ole. Itaalias? Itaalias, jah. Vabandage väga, jälle unustasin täpsustada. Sii. Okei, grazie. Ciao. Roomast kuskil 3 tunni sõidu kaugusel on Cascate del Mulino kuumaveelnikad, kuhu kindlasti peate tulema, kui siin kandis olete. Siia me jääme täna ööseks siis. Miks? Aga just selle vaate pärast. Sinna me lähme ujuma ka homme. Ja kohe annab pikemad sõnad edasi. See naine. Mida vaade? Täna see veedame siin hommikul, joome kohvi, vaatega sinna nagu elu on imeline. Täna sain vist normaalselt päikest ka, et võib-olla näost natuke tomat juba, aga pole hullu. Homme hommikul ärkame siis päikese tõusu ajal, loodetavasti, kui me kargu alla saame.
jookseme siit eramaalt üle põllu ja naudime neid kuumaveeallikaid, seda koske. Loodetavasti sellise kellaajal väga palju inimesi ei ole, nii et saame natuke privaatsemalt seda nautida, enne kui rahvas peale lendab. Sest et kuumus on siin tappev, nii et korralik turistikoht on seegi. Aga hakkame kokkama ja siis paneme siia toolid, sööme, naudime. Ja kui pimedaks läheb, teate, mis me siis teeme? Siis me võtame siin paljaks ja võtame külma duši. Sest et kõik see liiv ja sool tuleb kõik maha pesta, mis rannast peale sai. Aga selleks videoks kõik. Näeme järgmises videos, mis tuleb, millal tuleb. Aga aitäh vaatamast ja näeme loodetavasti varsti. Tšau!